tere tulemast täna siia rohekäitumiste tööriistakasti esitlusüritusele. Ja suur rõõm on teid kõiki siin saalis näha. Ja tervitame ka kõiki neid, kes vaatavad seda ülekannet praegu veebist. Ja me kõik justkui teame, et kliimakriis on käes, aga ometi millegipärast see ei väljendu meie käitumises. Miks see nii on? Kuna see küsimus on nii suur, siis kutsusime Riigikantseleiga ellu teadusarendusprojekti, milles lõid kaasa Rakendusliku Antropoloogia Keskus, Mõttekoda Praxis ning Tallinna ja Tartu Ülikooli teadlased. Projekti käigus viidigi läbi antropoloogiline uurimus, koostati ülevaade värskeimast teaduskirjandusest ning loodi inspiratsioonivihik kestlike käitumiste toetamiseks. Ja tänasel üritusel me tutvustamegi sellest teadusarendustöö erinevaid etappe ja neid tutvustavad seda läbi viinud teadlased, kes on tegelikult ainult väike killuke sellest konsortsiumist, sellesse suurde projekti panustasid. Aga tänase ürituse lõpus me tutvustame ka veebilehte, kuhu me oleme koondanud kokku kõik selle projekti materjalid. Aga et täna väärikalt alustada, palun lavale kliimaministri Kristen Michali. Nii, tervist kõigile kohapeal ja tervist kõigile mujal. Ma arvan, et kliimateemad ja kogu selline kliimapoliitika on uskumatult suur megatrend nii Eestis kui igal pool mujal. Et kui me vaatame maailmas laiali, siis oli ajastuid, kus oli IT-buum. Kõik inimesed tahtsid saada IT-meheks. Ja olenemata soost ja juustepikkusest. Siis oli ajastu ja ma kahtlustan, et minu lastel võib siiamaani see soov olla, ma ei tea, tahtsid saada kõik YouTuberiks. Võib-olla tahavad siiamaani, ma ei tea. Ja kõike muud. On aegu, kus inimesed on tahtnud saada ettevõtjaks, on isegi olnud aegu, kus inimesed on tahtnud saada poliitikuteks, kujutage ette, siuke aeg on olnud. Aga tänaseks tegelikult on nii, et kui ringi vaadata, siis üks selline peegeldus ikkagi, mis puudutab maailma tulevikku, seda, kuidas me elame, toimetame, mis on majanduse ja looduse vahekord, on kliimapoliitika. Ja selles mõttes püüd mõista seda, kuidas inimesed on võimelised, kuidas nad on valmis mingil viisil käituma, kaasa mõtlema, millega nad on nõus panustama, on väga oluline. Mulle isiklikult elus tihti ma olen kasutanud seda muinasjuttu, et ma arvan, paljud seda teavad, et on see muinasjutt sellest tuulest ja päiksest, kes vaidlevad selle üle, kuidas, ja kliimateemadele see muinasjutt sobib, et kuidas tuul ja päike vaidlevad, et saada möödakäijalt mantel maha ja mida kõvemini tuul puhub, seda kindlamalt see mantel selga läheb, eks. Ja kui hakkab soe päike paistma, siis võetakse mantel ise maha. Samamoodi on tegelikult ka kliimateemadel käitumistega, et väga paljud inimesed, eriti praegusel ajastul, otsivad vastuseid küsimustele. Mis toimub meie looduses, mis toimub maailmas, inimesed otsivad vastuseid küsimusi, millised on nende tuleviku töövormid, elamise vormid. Kui me vaatame uudiseid, me mõistame, et ühtäkki on planeedil piirkondi, kus ei ole kenasti, nagu meil siin, et oleks jahe ja mõnus, vaid on palav ja ühel hetkel inimesed ei saa seal töötada, magada, nad peavad liikuma. Et tegelikult on elu, maailm, maakera muutumises ja otsitakse vastuseid kahele küsimusele, et mis on selle põhjused, mida me saame nende põhjustega teha ja teine, kuidas sellega kohaneda, kuidas muutuda ise kliimakindlamaks. Eestil, ma väidan, ja Eesti rahval on siin tegelikult ülihead võimalust. Esiteks me oleme väga kiired, nagu Lennart Meri ütles omal ajal, et Eesti on nagu väike laev, et kui ülejäänud oma tankerid pöörama hakkavad, siis Eesti on jõudnud juba 5 ringi ümber teile teha, kui ta tahab. Ja ma arvan tõepoolest, et Eesti rahvas on selles mõttes uuega alati valmis kohanema ja kiiresti minema. Teiseks, majanduses on ka teatav jahenemine, mis tähendab seda, et otsitakse vastuseid küsimusele, mis need järgmised mudelid on. Ja ma arvan, päris palju nendest mudelitest ja tegevustest tuleb just sellest samast kliimavaldkonnast või rohereformist. Nii et seetõttu ma ütleks nii, et 10-20 aasta pärast ma arvan, te võite siia tagasi vaadata erinevatele sellistele üritustele ja
ja mõelda, et oli ajastu tegelikult, kus te olite esimeste hulgas, kes siis tahtsid kliimapöördega või rohereformiga tegeleda nii, et inimesed ise kaasa lööksid. Nii et selles mõttes soovin kõigile jõudu. Ma arvan, et püüd inimesi panna sellisel viisil käituma, nagu nad ise tahavad ja parema elukeskkonna poole on väga õige. Seda tihtipeale saab teha pigem selliste mõistlike lahendustega ja niimoodi, et inimesed saavad aru, nad usuvad ja näevad ja teavad, milles see asi on. Üks osa on sellest digitaalsus, mõistmine tegelikult, mis Eestis on väga hästi arenenud, kuhu miski läheb, millest miski tuleb, milline ressurss on kasutusel, mis saab minu jäätmetest, nii edasi. Ja teine pool tegelikult on arusaamine, et mida see siis kaasa toob inimesele, maailmale, majandusele laiemalt. Nii et ma ütlen ausalt, et minu meelest kliimavaldkond ja kogu see temaatika on ülioluline. Ma sellesse väga usun ja mul on hea meel, et nii palju inimesi on kaunil päeval siin ja sellega tegeleb. Nii et kena üritust ja uute kohtumisteni, jah. Natukene taustaks sellest, miks me selle projekti ellu kutsusime. Kui ma mõtlen inimeste käitumise peale ja mulle tundub, et see ei ole õige, aga ma seda käitumist väga hästi ei mõista, siis ma võin järeldada, et võib-olla nad käituvad sellisel moel sellepärast, et nad on rumalad või laisad või hoolimatud. Ja kui see on minu järeldus, siis võib-olla ma selle järgi valin ka tööriistu. Kui nad on rumalad, äkki siis peaks neile ütlema, mis on õige. Kui nad on laisad, võib-olla peaks neid utsitama kuidagi või jõuliselt innustama. Ja kui nad on hoolimatud, võib-olla peaks neid kuidagi distsiplineerima või isegi võib-olla karistama. Me töötame Innotiimis väga nagu oma valdkonna suurte spetsialistidega ja mulle tundub, et mõnikord, kui sa oled oma nagu erialas saavutanud sellise spetsialisti taseme, siis sa mõnikord ei suuda enam mõelda, kuidas maailma vaadata läbi tavainimese pilgu. Ja teine murekoht, mida me oleme võib-olla avalikus sektoris just täheldanud, on see, et liiga tihti hüpatakse kohe lahendustesse, ilma et oleks tegelikult mõistetud, mis on inimese käitumise taga. Seetõttu see projekt läks liikvele sellest, et mõista, kuidas üldse inimene nagu mõtestab kogu seda, mis tema ümber toimub. Kui me küsime ta käest, mis sa arvad rohepöördest, mis sa arvad rohereformidest või kliimakriisist, siis tõenäoliselt sellele küsimusele sa saad kas õlakehituse või teatud seltskondades ikkagi suhteliselt vängete väljenditega vastuse. Aga me arvame ja selle projektiga ka tahaksime teid veenda selles, et palju kõnekam on see, kui sa lähed inimeste juurde ja räägid nendest asjadest, mis toimub nende enda igapäevaelu kontekstist. Ja sa ei räägi nendega energeetikast, vaid sa räägid elektrist ja toasoojast, sa ei räägi liigiti kogumisest ja jäätmetest, vaid sa räägid prügist ja sorteerimisest. Ja selle teadusprojekti fookusesse me võtsimegi 7 igapäevast käitumist, mis peavad moel või teisel kliimakriisi leevendamiseks muutuma. Nendeks on elurikkuse toetamine, energiatarbimise, lihasöömise, toiduraiskamise ja pakendite vähendamine, keskkonnasäästlik liikuvus ning asjade kasutusea pikendamine. Me eeldasime selle projekti alguses, need on sellised käitumised, kus indiviidil endal on väga suur mõju, aga etteruttavalt võin öelda, et õppisime, et mõnes teemas tegelikult on selle süsteemi tasandi muutus karjuvam kui teises. Aga siiski, indiviididel on siin ka palju ära teha. Tänane üritus on esitlusüritus, mis tähendab, et peamiselt räägivad need, kes on siin laval. Samas me teame, et rohepööre kütab kirgi ja me teame, et teie hulgas on selliseid kompulsiivseid kaasarääkijaid ja seetõttu me kasutame sellist keskkonda nagu aha-slides. See on praegu hea võimalus, et te võtaksite oma telefonid välja, läheksite sellele lehele, seda saavad ka veebist jälgijad kasutada. Ja kui te olete sinna jõudnud, siis ma palun, et te mõtleksite sõnale loodus ja paneksite kirja esimesed märksõnad, mis teil pähe tulevad. Ja kuniks te kirjutate ja mõtlete selle üle, siis ma palun ka lavale meie esimese teadlase, antropoloog Karina Vapsoni. Karina, ma tean, et kui te käisite rääkimas Eesti inimestega sellest rohepöördest, siis te küsisite sama küsimust, eks ole? Nii, vaatame, kas meil on siit tulnud ka mõned vastused. Veel ei ole? Kas te ei saa vastata? No vot,
Siis ma lähen vaatan, kuidas selle tehnoga on. Panen teile võimalust keegi on ikka vastanud juba, jah? Okei. Nii, siis me vaatame selle üle, aga Karina, sa saad rääkida, siis pärast võib-olla räägime korra hetkeks, kuidas meie publiku tänane... Mul on tegelikult slaid ka olemas, kus me räägime sellest, mida inimesed mõtlevad looduse all. Aga ma tahaks... Jah, klikkeri sa teledil. Nii, ja anname sõna Karinale. See on minu esimene slaid. Täna, nagu mul on ainult 15 minutit selle antropoloogilise uuringu tulemuste esituseks, katsetasin, tean, et Smalltalki nagu ei saa täna rääkida, aga katsetasin, proovisin erinevaid visuaale eile, siis minu elukaaslane vaatas, ütles, et see ei ole parim pilt sinust. Siis ma mõtlesin, et töötab väga hästi, et see ongi minu selline avaslaid ja avakõne. Ja tänane esitus on niimoodi üles ehitatud, et kuna aega on üsna vähe, siis ja nendel järgmistel slaididel tuleb hästi palju infot, seal on inimeste tsitaadid, siis ma loodan, et te jõuate neid kõiki läbi lugeda ja mina kommenteerin. Et küsimusi saab küsida siis esituse lõpus. Ja muidugi siin te juba lugesite, kes ma olen ja mind tutvustati ka, nii et eraldi ei räägi. Umbes aasta tagasi, aga ma arvan, et juba mitu aastat tegelikult Riigikantselei ja Innotiim on mõelnud selle peale, et me peaks rohepöördega ikkagi midagi ette võtma. Ja siis Innotiim mõtles, et nagu võiks seda uurida, kuidas uurida. Tegelikult selle terve projekti raames lähenesime hästi erinevalt ja kasutasime väga erinevaid metoodikaid, aga kuskilt tuli alustada ja alustasime tegelikult antropoloogilisest uuringust. Ja eesmärk oli, nagu meil oli vaja aru saada, kas ja kuidas rohepööre mahub Eesti inimeste igapäevaelu konteksti. Kuna rohepööre ise on nagu hästi globaalne, abstraktne ja hoomamatu, mis tuli ka meie uuringust välja, siis meil oli vaja nagu seda esimest sammu ette võtta, et me ei räägi ekspertidega. Ja uurimusküsimuste fookuses on ühelt poolt rohepööre mõtestamine ja teiselt poolt see, mis puudutab siis inimeste igapäevaelu, et mis hoiakud, praktikat seonduvad või mitte kliimatemaatikaga, milliseid muutusi märgatakse enda ümber. Ja sellest siis nendest vastustest sai sisend projekti järgmisteks etappideks. Valimi kohta ma kommenteerin seda, et siin on välja kirjutatud, lahti kirjutatud, kui tahate küsida pärast, saate küsida minu käest. Aga kaasasime kokku 34 inimest, aga süvaintervjuusid tegime 20 inimesega. Ja meelega ei kaasanud selles uuringusse neid inimesi, kes on aktivistid või roheaktivistid või on arvamusliidrid, eksperdid, sest ma juba mainisin, et see eesmärk oli ikkagi nagu luua seda tööriistakasti, mõeldes inimestele, mõeldes sellele, mis kõnetab inimesi, ja millega nad suhestuvad, et see ei oleks selline tööriistakast, mis on kuskilt isoleeritud laboris kunstlikult välja mõeldud. Siin on esimene tsitaat, aga see ei ole meie intervjueeritava inimese tsitaat. Kommenteerin seda metoodikat, et me uurisime inimesi kvalitatiivselt, ehk meie meetodid olid osalusvaatlused ja süvaintervjuud ja lühiintervjuud ja katsetasime ka autoetnograafiat selles projektis. Ja see on täitsa teaduslik meetod, väga tihti küsitakse, et mitu inimest, kui suur see valim on. Aga inimene mõtleb lugudes, ja inimesele meeldib lugusid teistele inimestele ehk antud juhul antropoloogidele rääkida. Ja projektis edasi meil oli vaja võtta kaasa neid lugusid ja neid arvamusi ja neid hoiakuid, et mitte numbreid ja protsente. Ja nägite, et minu esituse nimetus on otsereportaaž roherägastikust. Lihtsalt ütlen, et meie antropoloogid läksidki sinna Hiiumaale, Saaremaale, Ida-Virumaale, Valgamaale, Kihnule, et inimestega rääkida ja siis vaadata, kuidas vaatleda seda keskkonda, kus inimesed elavad ja toimetavad igapäevaselt. Ja nüüd ma räägin teile ka taipamistest, aga tegelikult pidin siin juba rääkima. Et igas uuringus meil on hästi palju erinevaid kihte, seda info hulk, mida me saame tegelikult, seda on väga-väga palju. Aga ja iga inimese elu on hästi erinev.
aga siiski nagu iga uuringu puhul on märgata neid korduvusi, on märgata mustreid, nagu me nimetame neid. Ja täna ma siis nagu edasi räägingi teile Eesti inimeste lugusid, mis tegelikult puudutavad otseselt seda, kuidas meil rohepöördega edasi tulevikus läheb. Ja siin ma praegu küsin teie, nagu palun teil kaasa mõelda, et kas me oskame inimesi kuulata ja kas me suudame nende lugusid ja hoiakuid ühtlustada ja kas me suudame uusi lugusid luua selle põhjal, mis siis me saime. Muutuste tajumine ja üldse keskkonnateadlikkus on Eestis tõusnud, seda näitavad ka teised uuringud. Ja inimesed märkavad muutusi näiteks maastikus või ilmastikus ja mida vanemad inimesed on, seda rohkem nad tegelikult märkavad neid lokaalseid muutusi, sest neil tekib selline võrdlusmoment, et kuidas on olnud, ma ei tea, 40 aastat tagasi ja kuidas on nüüd. Samas vanemad inimesed ka teavad, on hästi teadlikud nendest globaalsetest muutustest, mis mujal kuskil toimuvad. Siiski arvatakse, et meil Eestis on sellega veel kõik hästi ja puudub selline sense of urgency või hädaolukorra taju, et peab nagu nüüd pingutama, midagi ette võtma. Ja inimesed märkavad neid muutusi, aga väga tihti nad selgitavad endale neid muutusi endale sobivaimisraamistikus, mis tihti tegelikult ei ole just inimkonna poolt tekitatud kliimamuutustega seotud. Ehk siin üks naine selgitabki seda, jah, need on nagu märganud neid muutusi, aga tema arvates on see, et selle põhjus on see, et maakera telg pöördub, mitte kliimamuutus, mis on inimkonna poolt tekitatud. Inimeste lähedus loodusega ja looduses viibimine on oluline, et märgata looduses ja maastikus toimuvad muutusi. Näiteks kui sa elad maal või sul on olemas suvila, siis sa suudad rohkem sellele tähelepanu pöörata, et mis on muutunud. Ja looduses toimuvad kirjeldatakse läbi isikliku kogemuse. Kui näiteks kaovad omad metsarajad, siis see tegelikult katkestab ka inimeste suhte loodusega ja tekib tugev emotsioon, mis võimendab mõningaid hoiakuid näiteks metsaraiega seotud. Aga inimeste side loodusega on midagi enamat kui lihtsalt teraapia. Et loodus on ühelt poolt siiamaani oluline ressurss, et need inimesed, kes korjavad nagu marju ja seeni, aga suvilas viibimine on ka kuulumine kogukonda. Rohepööre seostab kõige enam energeetika, majanduse või poliitika valdkondadega. Rohepöördest rääkides ei mõtle inimesed näiteks prügi sorteerimisest või toidu raiskamisest, ehk nad ei seosta seda oma igapäevaelu praktikatega. Rohepööre tuleb väljast poolt, ülevalt alla, seda surutakse peale. Inimeste jaoks see on liiga abstraktne mõiste ja igaühel on oma arusaam sellest, et mis see täpselt on. Et meil ongi üks inimene, kes räägib võib-olla sellest, et rohepööre puudutab ainult energeetikat, teine inimene räägib, et see puudutab ainult majandust ja väga vähesed ütlesid meile, et rohepööre puudutab kõiki valdkondi. Ehk see kontseptsioon on tegelikult inimestest kaugel. Nii, võib-olla me pärast näeme neid vastusi, aga siin on ikkagi nagu Eestis on see niimoodi, et loodus võrdub metsaga. Loodus on inimeste jaoks tihti mingi objekt või midagi, mida sa saad käega katsuda. Inimesed ei rääginud laiemalt, et näiteks loodus on mingi protsess või süsteem ja keegi ei toonud meile välja, et inimene on ka osa loodusest. Ei nimetatud ka teisi liike. Eesti inimeste jaoks on metsal väga tugev emotsionaalne tähendus. Ja see, et linnaloodust keegi ka ei maininud, siis endiselt see jaotus looduslinna vahel on ka väga suur. Selline tugev duaalsus, et on olemas linn ja on olemas loodus ja loodust siis objektiseeritakse. Inimesed räägivad ka elurikkuse puhul sellest, mis on nähtav, ehk nagu metsloomad või teised äratundavad liigid nagu mesilased, aga ei hooma seda poolt elurikkusest, mis jääb silmale varjatuks. Et jällegi selline hoiak, et loodus on mingi objekt ja mitte süsteem ja protsessid. Sellist suuremat pildi, et kuidas kõik on omavahel seotud ja kuidas midagi meid mõjutab, inimesed veel ei näe. On levinud uskumus, et kohalik toit on väiksema keskkonnamõjuga. Seda kohalikku toitu eelistatakse ja usaldus kohaliku tootja vastu on suur. Arvatakse, et koha peal kasvatatud liha, näiteks veiseliha, on parem ja väiksema keskkonnamõjuga kui välismaalt toodud avokaado või kiivi.
Ja üldiselt keskkondlik aspekt ei ole oluline tarbimisvalikute tegemisel. Olulisem on hind või vähemalt see usk, et näiteks kui roheline energia oleks odavam, siis inimesed ostaksid selle parema meelega. Ja meie antropoloogilisest uuringust me ei leidnud ühtegi valdkonda, kus keskkondlikud aspektid edestaksid teisi. Ja siin on teine tsitaat, et eelistatakse seda uuemad ja odavamad. Auto ei ole enam niivõrd staatuse sümbol, vaid maal elavate väikeste lastega perekondade jaoks on ellujäämise küsimus. Toiduvalikuid tehakse lähtudes hinnast, maitseeelistustest, hinnatakse kohalikku toitu, aga valikuid mõjutavad ka uskumused, et mis on tervislik. Ja inimesed erinevatel põhjustel usuvad, et liha söömine on hästi tervislik, sest sa pead saama just seda loomavalku toidust. Uued asjad on prestiižsemad just madalama sissetulekuga leibkondadele, et meil oli näiteks noor ema, kes põhimõtteliselt ei osta oma lastele taaskasutatud riideid, et tema jaoks on staatuse asi, nagu et ostab ainult uusi nii endale kui ka lastele, kuigi siis see tähendab ka suuremaid kulutusi. Jalgratas ei ole liiklusvahend. Et inimesed, kellel oli jalgratas, siis nad kasutavad seda pigem oma vaba aja veetmiseks ja puhkuseks. Ja see on täiesti vastupidine võib-olla sellest, kui võrrelda Kopenhaageniga, kus auto on see, et sa lähed kuskile autoga siis nädalavahetusel kuskile maale. Meil on vastupidi, et igapäevaselt sõidame autoga ja siis nädalavahetusel sõidame jalgrattaga. Üldiselt inimesed ei tunne, et omavad kontrolli või oleks mõju isiklikul käitumisel. Inimesed tunnevad, et neil pole võimalusi piisavalt palju näiteks oma elektritarbimise valikuid mõjutada või näiteks isegi pakendit sorteerida. Et see tunne, et ei ole mingid muud valikud, on hästi, hästi tugev. Ja teiselt poolt nad tunnevad, et ka Eestil pole mingit mõju. Ühelt poolt tunnetakse, et rohepööre tuleb kuskilt mujalt, Brüsselist, et seda surutakse Eesti riigi peale ja teiselt poolt räägitakse, et Eesti on nagu nii väike, et mis on meie mõju, on olemas suured saastajad nagu Hiina ja India ja see mõjutab meid. Et on levinud selline arvamus, et mina ei ole muutumise agent ja ei pea olema ja ka Eesti ei ole muutumise agent. Et see on natukene selline apokalüptiline hoiak, et midagi ei saa enam parata, milleks siis pingutada. Ja siin on see tsitaat, mis väga kõnekas. Ja tekib selline vastuolulisus, et ühelt poolt inimesed ei taha, et nende peale midagi surutakse, samas selle uuringuga me ikkagi nagu valideerisime seda, et inimesed on süsteemseteks muutusteks valmis. Et see ootus on täitsa seal olemas. Nüüd ongi see küsimus, et kuidas muutustega edasi minna, mis me saame teha ja mis saab edasi. Ja aitäh! Kas te nägite nüüd vastuseid ka? Jaa, aitäh, Karina. Vastuseid meil hetkel kuvada ei õnnestu, me jätkuvalt tegeleme tehnilise poolega, aga mis te arvate, mis sealt välja tuli? Et loodus võrdub mets oli ka teie sõnapilves vaieldamatult kõige suurem vastus. Okay. Nii, aga Karina tõesti pidi pakkima selle antropoloogilise uuringu kokku üsna lühikesse ettekandesse. Seda ma väga soovitan teil hiljem lugeda, et seal on tõesti nagu olulisi ja selliseid huvitavaid taipamisi ja teistsugust perspektiivi. Aga järgmiseks me Avega püüame ära hoida Grete lapse kahe peale ja ma kutsuksin Grete Arro siis lavale. Grete, kui ei vaja väga vist tutvustamist, aga siiski keskkonna- ja hariduspsühholoog Grete, ole hea. Tänan väga, aitäh.
ja mida me võib-olla eelmises ettekandes ka kuulsime mitmel moel, mitmes vormis, on see, et inimesed reageerivad asjadele, mis on kuidagi käega katsutavad, et neil on kole raske integreerida süsteemseid keerukaid nähtusi ja püüan mõnes mõttes võib-olla väga-väga keeruka teadmise suruda väga lühikese aja sisse. Ja et miks ma seda teen? Me teame, et kui meil oli COVID-pandeemia, siis tegelikult igaüks meist õppis natuke rohkem meditsiiniteadust, kui ta tavaliselt oleks pidanud õppima. Ja võib-olla põhjus oli see, et jällegi oli käega katsutav see mõju, kui me seda ei õpi, kui me seda ei tea, siis võivad meie lähedased inimesed sattuda väga halba olukorda või isegi surra. Ehk siis see käega katsutavus, isegi kui see ei olnud veel sinu peres, siis see oli ikkagi ettekujutatav. Ja ma arvan, et täna on kliimakriisiga ja muude maataluvuspiiride kriisiga saab olema nii, et hetkel, kui see on käega katsutav, siis on see tagasipöördamatu. On juba praegu tegelikult. Et eks me ei saa seda ära oodata ja ma arvan, et see mõte, et meie kõik peame natuke rohkem muutuma kliimateadlaseks või ökosüsteemide tundmise teadlaseks, võiks olla üks meie eesmärke. Ja see, mida ma siis räägin, ei lahenda ära kõiki probleeme, aga võiks hakata natukene mingisuguseid võib-olla neid viise, kuidas me infot kommunikeerime või õpetame, muutma. Ja üks suund uurimusi vaatab tegelikult seda, et miks me keerukaid protsesse ei mõista. Ja üks põhiprobleem seal taga on see, et me kaldume mingisuguseid selliseid nähtusi, näiteks nagu kliimamuutus või kliima kui selline, oma peas panema valesse kategooriasse. Ehk siis mõnes mõttes, kui seda lihtsustada, võiks öelda nii, et kui sult küsida, tegelikult me keegi kunagi ei küsi, probleem on selles, me ei küsi, aga kui me küsiks, mis asi on kliimamuutus, siis paljud inimesed võib-olla ütlekski, et see on selline asi, see ei ole asi, see on protsess. Ja vaata siit edasi läheb tegelikult päris keeruliseks ja ma esitan teile selle illustreerimiseks ühe küsimuse. Te ei saa sellele vastata, te saate vastata oma peas, nii et keegi ei jää häppi. Selline graafik siin ühel teljel on inimesed, kui palju inimesi sisenes poodi minutis. Ja siit jooksevad minutid. Ma ei tea, kes on aru saadav. Must joon näitab, et igal ajahetkel, kui palju poodi sisenes inimesi. Punane katkenud joon näitab, kui palju igal ajahetkel poest väljus inimesi. Mul lihtne harjutus tegelikult on. Nii, kas keegi oskab öelda, mitmendal minutil on poes enim inimesi? Mitmendal vähim? Ta võib jääda natuke retooriliseks, te kõik võite korraks mõelda, mis ma arvan, te võite mõelda, mida ma mõtlen, te võiksite mõelda, teate mida, kuhu ma vaatan. Mõtelge, kuhu te vaatate selle graafiku peal. Ja võimalik, et te vaatate tegelikult täitsa erinevaid kohti. Ja need, kes protsessidest on harjunud mõtlema, võivad vaadata täiesti teise kohta kui teised inimesed. Seda katset tehti MIT tudengite peal, kes üldiselt arvavad, et nad on hästi nutikad. Et selgus, et väga suur hulk inimesi ei osanud õigesti vastata. Küsimus on miks? Lähme korraks tagasi. Miks nad ei oska õigesti vastata? Sest nad arvavad, et nad peavad keskenduma ajahetkele. Ja nad vaatavad teatud ajahetke ja järeldavad sellest. Tegelikult selliste protsesside hindamisel meil on vaja aru saada, et see, kui palju hetkel poes on, ei sõltu mitte ajahetkest, vaid sellest, mis on juhtunud igal varasemal ajahetkel. Täpselt nii nagu kliimamuutus. Me peame selleks, et mõista kliimat kui nähtust, me peame aru saama, mis juhtus igal võimalikul varasemal ajahetkel, aga see katse, kus siis osad inimesed eksisid, või tegelikult paljud eksisid. Osad arvasid, et seda ei saa üldse öelda ja osad andsid hästi enesekindlalt, hästi vale vastuse. See ei illustreeri tegelikult mitte ainult seda, et me ei saa aru, asi ei ole poes, asi ei ole inimestes, kes poodi sisenevad või väljuvad. Asi on selles, et meie peas fundamentaalselt on väga tugev võimetus hinnata selliseid nähtusi. Ja kui nüüd, et see on nüüd üks põhjus, mida siis teaduse kommunikeerijad, ehk siis need, kes uurivad, miks selline public understanding, avalik mõistmine, avalikkuse poolne teaduse mõistmine on nii vilets ja kust tuleb ka poliitikute hoiak ootame ja vaatame. See tuleb sellest, et me tegelikult ei saa aru sellistest protsessidest, me ei saa aru, et kuidas täpselt toimub mingisuguse nähtuse, näiteks süsiniku heitme siis akumuleerimine. Ja
seda illustreerib, tegelikult on seda uuritud eri nurkade alt, võiks mõelda, et äkki see on üks juhuslik tulemus, tegelikult päriselt mitte. Et kui teises uuringus katseisikutele esitati selline küsimus, et mis te arvate, et kui palju tohime me emiteerida, kui me tahaksime atmosfääris kontsentreerida CO2 siis natukene suuremal tasemel, kui meil praegu on. Ja paljud katseisikud tõesti ka sellel juhtumil eksisid, teises uuringus, eks ju, et nad arvasid, et okei, et siis me võiksime umbes sama palju emiteerida tegelikult. Ehkki neid oli sõnaselgelt informeeritud, et meie praegune tase selles mõttes ei ole meie praegune tase, sest meie praegust taset me ei suuda ära tegelikult siduda. Et ehk siis see ei lähe ära, see süsinik, mis juba praegu on emiteeritud, seda tegelikult siduda ei ole praeguste sidujate toel võimalik. Huvitav, eks ju. Et huvitav jällegi väga samas suunas, et mõtlemisapsud lähevad. Samamoodi küsiti, et aga kuidas muutuks temperatuur, kui siis me natuke CO2 tõmbaksime vähemaks atmosfäärist, jällegi arvati, ja te võite mõelda, miks, arvati, et siis temperatuur kukuks ka. Ja võib-olla osadel on nagu praegu see mõte, et oota, mis mõttes ei kukuks või? Võib-olla on, eks ju. Ja kahjuks on meil lühike loeng, me ei saa minna sellesse protsessi sisse, aga tegelikult see ongi nagu see, me oleme selles kohas, et tegelikult kliimateadlasele on need lihtsad küsimused, aga see, et meie intuitiivselt kaldume täiesti vale vastuse poole, seega illustreerib seda, kuidas me hakkame käituma nende protsesside suhtes. Me käitume, nagu kliimamuutus oleks objekt, nagu ta oleks asi. Millel on ajaline, millel on ruumiline mõõde, ta toimub siin hetkel, mitte miski varasem teda ei defineeri, tegelikult selline mõiste nagu ajaline terviklikkus või ajaline totaalsus on, ehk siis selleks, et aru saada, mis toimub, me teadme, mis oli varem, ja me peame teadma, et protsesside sisse on ehitatud inertsus, ehk siis kui me muudame täna midagi ka väga radikaalselt, mitte miski ei muutu. Selles mõttes veel, et temperatuur tõuseb edasi aastakümneid veel, mis tähendab, et see wait and see, ootame, vaatame, et see hoiak tegelikult peegeldab fundamentaalselt seda, et me ei ole osanud neid asju õpetada ja mina arvan, et me koolis täna, vabandust, et ma lähen kooli teemasse, ma tean, et ma ei tohi minna kooli teemasse, aga ma ei tea, kellel on kasulik, aga et me õpetame, tegelikult me ei ole õppinud õpetama protsessidest mõtlemist, mida me näeme selle väikese poe näite pinnal ja mida me näeme ka selle sama suure kliimamuutuse näite pinnal. Kui CO2 oleks vesi, mis uputab solumist naabrit, sellepärast sa oled unustanud kraani lahti, ära vajulun umbes, ühel hetkel ta läheb üle. See juhtub praegu, see juhtub kliimanähtustega, aga me ei tunne seda, eks ju, aga meil on vaja tunda, sest kui me hakkame tundma empiiriliselt, vaata, siis on hilja, siis on nässus. Ehk siis küsimus ongi, et kas need, kes otsustavad, ja ma usun, et siin on palju neid, kes tegelikult mõjutavad paljusid teisi inimesi, kas me ise saame aru, kui raske, kui lihtsasti meie mõte läheb tegelikult vale järelduse külge ja mida teha selleks, et aidata teistel aru saada. Et ehk siis üks lihtne selgitus on, et kuidas mõtelda protsessidest, kuidas mitte vaikimisi panna neid valesse kasti, sest me teeme seda, ja kuidas muuta siis seda, kuidas me nendest asjadest räägime. Teate, ma jään nüüd lihtsalt vait. Kas ma mahtusin aega? Ja tõsi on jah see, et kui mida vähem me teame oma keskkonnas toimuvast, seda lihtsam see meile tundub. Et me näeme neid nähtusi ka objektidena, me ei näe need protsessidena. Niipea, kui me mõtlemine muutub, me hakkame nägema hoopis teistmoodi maailma. Aitäh! Nii, seda tagasi. Aitäh, Grete! Me oleme selle projekti käigus väga paljude erinevate inimestega nendel teemadel rääkinud ja mitmel korral on kerkinud esile nagu täiesti sellised tulised vaidlused, et kelle vastutada siis üldse see kõik on. Ja kui me saame nüüd slaidsi tööle, siis korraks küsiks seda sama küsimust teilt. Kes siis vastutavad selle eest, kes peaks siis seda kliimakriisi lahendama, et kui ühes otsas on indiviidid ja teises otsas näiteks riigid või valitsused, siis kuhu te paneksite selle tasakaalupunkti või vastutuse? Nii, 8 inimest on hääletanud, me kohe ei näita teile veel. No nii, valitsused on vasakul
üksikisik on paremal. No. No nii väga palju kuju ei muutu, õige veidi seal vasakul pool otsas. Ja mõlemal on roll, aga muidugi see raskuskese on ikkagi sinna vasakule poole. See teema on keerukas. Grete kindlasti ei teinud seda lihtsamaks, aga kus siis üldse alustada? Ja selleks ma paluksin lavale järgmisena Tartu Ülikoolist Ander Uusbergi, kes ma arvan, on siin saalis võib-olla kõige parem mees andma meile vähemalt mingidki juhtnöörid või lõngaotsad kätte. Ole hea. Aitäh. Mul on hea meel konkureerida ainult meeste kategoorias siin. See tööriistakast, mis saab teile kättesaadavaks, sisaldab inspiratsioonivihikut, mis omakorda sisaldab mitmeid nõuandeid, nippe ja tähelepanekuid mitmelt poolt maailmast nende mainitud rohekäitumiste soodustamiseks. Ja minu oli rõõm selle inspiratsioonivihiku loomise juures olla ja ennekõike panustada sinna üks selline raamistik. Nii et sellel inspiratsioonivihikul ma ütleks, et on nagu kaks peamist õpiväljundit, ütleme me ülikoolis. Et üks on see, et te võite leida sealt tõesti võib-olla toredad ideid, mida proovida või millest ammutada usku, et muutused on võimalikud, aga teiseks te võite sealt kaasa võtta ka selle raamistiku, mida ma tahan teile tutvustada, et seda rakendada ise, juhul kui te leiate ennast positsioonilt, kus te tahaksite kellegi käitumist niimoodi eetiliselt ja efektiivselt mõjutada. Ja ma tahan seda raamistikku tutvustada lihasöömise näitel, mis on harukordne käitumine, sellepärast et selle vähendamine, lihasöömise vähendamine oleks kasulik nii inimese tervisele, nii kliimakriisile kui paljudele teistele olenditele. Ja nüüd selle raamistiku peamine iva on selles, et selleks, et tõhusalt kellegi käitumist muuta, võiksime me esmalt tema käitumist mõista. Ja me võiksime näiteks kutsuda antropoloogid appi, aga kui seda aega pole, siis võib-olla ka ise omade jõududega mõelda, rääkida inimestega, püüda aru saada, mis on need tegelikud põhjused, miks täna inimesed söövad nii palju liha, kui nad söövad. Ja ma toon teile siin mõned näited, mis mulle lihtsalt pähe tulid. Ma arvan, päris oluline on see, et lihast valmistatud toidud on erakordselt maitsvad. Üks oluline põhjus on see, et paljud meist ei identifitseeru nende inimestega, kes on pöörde elus teinud, võib-olla isegi veel enam, need inimesed tunduvad natukene hirmutavad. Ma esindan seda keskealist valget meest, et need inimesed tunduvad natuke hirmutavad. Me usume, et meie keha vajab liha. Võib-olla on lihtsalt see, et iseenesest nagu ei olegi väga läbimõeldud see, ma lihtsalt astusin söögikohta ja nägin menüüs grillvarrast ja isu juba tekkist ja sinna see mitte lihasöömine läks. Biolauas peab ju liha olema. Selle ajal ma pean silmas seda, et vähemalt minu peas on kaks ideed täiesti paralleelselt eksisteerivad, et üks on see, et liha on hirmsasti maitsev, teine on see, et loomad on hästi armsad, neile liiga ei tahaks teha. Mingit vastuolu nende vahel ei ole. Ja et kas ma siis hakkan nendele riisiga tegema, ma lihtsalt ei oska. Sellised põhjused, neid on hästi palju, neid on veel, ma tahan selle slaidiga illustreerida esiteks seda, et põhjused on palju. Ja teiseks nüüd seda, et kus kohas võib abi olla ühest raamistusest. Et selle raamistuse mõte on see, et ta jagab erinevad tegurid, mis meie käitumist mõjutavad 4 kategooriasse. Ja need kategooriad on järgmised. Esiteks mõjutavad meid, nii nagu Grete illustreeris, meie oskused ja teadmised. See, mida me igasse olukorda ise kaasa toome. Ja need näited siin siis võiksid kuuluda sellesse kategooriasse, et kui ma usun, et mu keha vajab liha, siis see on üks teadmine, mis mõjutab minu käitumist ja võib-olla selle teadmise muutmise kaudu saaksime me ka käitumist muuta. Teiseks on mul kõiksugu erinevad ajendid, erinevad tagajärjed, mida ma ootan, kui ma teen valikuid, näiteks kui ma olen oma üürikesel lõunapausil, siis ma ootan mingisugust maitsenautingut ja minu varasem kogemus ütleb, et liha pakub mulle seda. Kolmandaks ei ole me isoleeritud olendid, vaid oleme tugevalt sotsiaalsed olendid, ehk siis, et meid mõjutab väga palju see, mida inimesed meie ümber teevad ja arvavad ja sellised traditsioonid, mis siis on erinevates kogukondades tekkinud. Ja neljandaks mõjutab meid ümbritsev keskkond ja see käitumisvõimalused, mida see keskkond pakub. Ehk siis see, et kui ma käin
lõunalauas, kus lihtsalt ei ole taimseid alternatiive, et siis see kõik muu mõnes mõttes kahvatab, ma käitun ikkagi nii, et ma söön liha. Aga see võib olla ka natuke nüansirikkam, näiteks see, et menüü on üles ehitatud niimoodi, et ma märkan seda grillvarrast lihtsalt esimesena ja lihavaba alternatiivi teisena. Ja nüüd väide on selles, et selline analüüs on hea viis, kuidas hakata tuvastama sekkumispunkte, kuidas hakata tuvastama siis selliseid lihtsaid muudatusi selles, kuidas me asjadest räägime või selles, kuidas me mingisuguseid teenuseid pakume või struktureerime, et siis inimeste käitumist mõjutada. Ja selle väite tõestuseks ma toon teile siis mõned näited, mis ka selles inspiratsioonivihikus on resümeeritud, paljud neist siis pärinevad konkreetsetest uuringutest üle maailma, kus on neid asju proovitud ja tuvastatud, et neil võib ka positiivne mõju olla. Siin on üks näide ühest Norra kaubandusketist, kus siis juurvilja letilähistele paigutati väiksed retseptivoldikud ja see on siis mõeldud ravima seda käitumise põhjust, et võib-olla paljud meist ei ole harjunud üldse riisiga tegema, et me ei tea, et mismoodi ma teen sööki, kui sealt puudub liha ja seda probleemi võib proovida lahendada. Ja uurijad leidsid, et ma arvan niimoodi mõniteist protsenti kasvas erineva rohelise kraami läbimüük sellise katseperioodi jooksul. Siis me võime mõelda, mida me saaksime teha, et inimeste ajendeid muuta. Ja väga palju, ma arvan, peidus on selles, mida teevad toitlustajad juba nii, et lihtsalt need lihavabad alternatiivid tuleks teha piisavalt maitsvaks. Ja kui tahta natuke riukalik olla, siis võib mõelda, et võib-olla sättida toiduvalik üles nii, et selles konkreetses tänases valikus, bufeelauas või menüüs, ongi need lihavabad alternatiivid alati maitsvad, et see liha küll on, aga see on lihtsalt üsna keskpärane toit. Siia valdkonda kuulub ka kõikvõimalik finantsiline ajendamine, kui midagi tehakse soodsamaks, siis inimesed tarbivad seda rohkem. Ja ma liigitaksin siia valdkonna ka selle, et me võime proovida lõhkuda, ma enne siin kirjeldasin, et minu peas on kaks asja täiesti eraldiseisvad, me võime hellalt proovida inimestele neid asju, neid otsi kokku viia. See on natukene selline kahe teraga mõõk, sellepärast et oht on inimene välja vihastada, aga ma usun, et on ruumi tuua inimese pähe sellel hetkel, kui ta langetab lihatarbimisotsust, on ta siis poes lihaleti ees või kuskil menüü läheduses, arusaam sellest, et ta nüüd hakkab ikkagi teist elusolendit sööma. Mida me saaksime teha selles sotsiaalses vallas, eeskujudega? Selles vallas näiteks võiks ette kujutada seda, et me lõhume inimeste võib-olla sellist stereotüüpe, et portreteerime sellist tõsiselt füüsilise töö tegijat, kes ütleb, et tema dieet on selline või tema menüü on selline, et talle tegelikult vorstikasta üldse ei maitsegi. Või siis korraldame üritusi, kus on niimoodi, et taimne vaagen saab hästi kiiresti tühjaks ja kui ma lähen vaatama, et mida teised on võtnud või minu psüühika seda vaatab sageli, kui ma seda ei teadvusta, et siis mulle tundub, et see on siin küll üks hea kraam, ma tahaks ka seda. Ja lõpetuseks, mida me saaksime teha selleks, et muuta näiteks selles konkreetses valdkonnas siis liha vähem söömine lihtsalt selliseks lihtsamaks valikuks. Ja siin on üks pilt uuringust, kus tehtigi katset sellise bufee letiga, kus siis tavapäraselt oli niimoodi, et oli 3 lihapõhist rooga ja 1 taimne ja liigutati see selliseks, et seal oli siis 2 taimset rooga ja näiteks leiti, et juba sellest piisab, et kui selles valikus juba proportsionaalselt on natuke rohkem taimset. Ja teised uuringud on näidanud seda, et kui see taimne tõsta natuke ettepoole, panna ta natuke lihtsamalt kättesaadavaks ja see ei pea olema ainult letil, see võib olla, taldrikul või menüüs või poes. Kõik sellised pisikesed keskkonnamuutused, mis muudavad ühtmoodi käitumise natuke mugavamaks, toovad kaasa mõnikord sellise mõneprotsendilise nihke ja kõikidest nendest protsentidest võiks me ju rõõmu tunda. Ja siia ma tahan lisaks tuua siis sellise mentaalse lihtsustamise, et kui üks pool on selline füüsiline tegevuse lihtsustamine, et sageli on ka mingite asjade arvepidamine või silmaspidamine mentaalselt raske ja erinevad sellised lihtsad reeglid, näiteks, et punast liha võib süüa ainult 2 korda nädalas või et proovi iga päev süüa 5 peotäit rohelist, et need on abiks ja eriti, kui need siis õigel hetkel inimeseni viia. Nii et selline on raamistik, mida te siis võite leida sellest inspiratsioonivihikust, mis toob välja 4 inimese käitumise mõjutamise strateegiat, inimese arendamine, inimese ajendamine,
selle käitumise eeskujustamine, selle käitumise lihtsustamine ja illustreerib neid strateegiaid läbi 7 rohekäitumise valdkonna, millest siin oli juba juttu. Aitäh! Aitäh Anderole! Võib-olla veel täpsustuseks selle tööriistakasti kohta ka, kuna sedasama on meilt küsitud, et kui sa inimesena tahad analüüsida, et milline on näiteks sinu süsiniku jalajälg või saada selliseid personaalseid soovitusi, mida igapäevaelus sa võiksid muuta, siis see ei ole see tööriistakast. Et seda me lõime just mõeldes nendele inimestele, kas täna ministeeriumites, allasutustes, kohalikes omavalitsustes, ma ei tea, võib-olla külaseltsides ja kogukondades, kes kas peavad või nad tahavad ellu kutsuda muutusi. Et see on ennekõike mõeldud teile. Ahah, nii. Aga nüüd ongi käes see hetk, kus ma astun siit võib-olla eest ära. See on see lehekülg, kus te selle tööriistakasti leiate. Me ei tahtnud, et see suur töö, mis on siin tehtud sellise 6-kuise, 7-kuise projekti kestel, jääks mõnda PDF-i, mis ununeb download kausta või lihtsalt saab välja trükitud ja kukub sahtlisse. Ja seetõttu ta on läbimõtestatult pandud veebi. Kes te olete meil siin täna saalis, ütlen etteruttavalt, et seda me oleme eeskätt näeme, et seda kasutatakse siiski. On teile kasulik sel hetkel, kui te olete arvuti taga, telefonist vaadates, kõik need uurimuse materjalid on sealt kättesaadavad, kuid mida me selles veebivaates või arvutivaates või lisaks tegime, on see, et kui sa oled vastutamas või kui sul on huvi toetada mõnda konkreetset käitumist, ühte nendest 7, siis me oleme teinud ka peatükid, mis kombineerivad siis kogu seda teadmist ühe selle käitumise kohta läbi nende erinevate uurimuse etappide. Nii et põnevat ja julget kasutamist, kuna see on selline päris mitmemõõtmeline tööriistakast. Kutsun ma siia Mari-Liis Ööreni Praxisest, kes aitas seda tööd, on meil siin aidanud läbi viia ja räägid ühe näite varal, kuidas seda kasutada. Nii, tere ka minu poolt. Et kui nüüd... Et praegu ma võtan siis Praxise mütsi endal peast ära ja panen endale pähe näiteks võib-olla mõne kohaliku omavalitsuse töötaja mütsi ja mulle pakub väga huvi energiatarbimise teema. Minul on mure, et ma näen, et inimesed ei vähenda oma energiatarbimist ja käin siis teiega korraks läbi selle, et mis mind siin tööriistakastis täpsemalt ees ootab. Et nagu Helelin ja Ave juba mainisid, et siin saab peatükkide kaupa liikuda, aga toon ka selle välja, et loomulikult on kõik muud materjalid siin ka olemas, et alguses on endal see valik olemas, et kas ma tahan minna süvitsi igasse dokumenti eraldi või ma lähengi kohe oma teema juurde, mis mulle väga südamelähedane on. Ja nagu ma ütlesin, mina vaatan praegu energiateemat ja jõuan ma siis siia energiatarbimise lehele. Alguses on väikene sissejuhatus, miks see teema üldse oluline on. Ma arvan, et siin saalis ei ole vaja täpsemalt kellelegi seda põhjendama hakata, et asume kohe asja kallale. Et kõigepealt siis vaatame, mis antropoloogilisest uuringust teada sai. Et Karina juba mainis seda, et sealt tuli välja hinna olulisus ja võib-olla mõni teist võib mõelda, et kas selleks oli nüüd vaja eraldi uuring teha, et teada saada, et inimeste käitumist mõjutab hind. Oli küll, sellepärast, et see, mis on meie kõhutunne või mis me arvame, on üks asi, aga kui sa teed sinna juurde empiirilise uuringu ja kogud paljude erinevate inimeste arvamusi kokku, siis see on midagi teist. Ja me ikkagi tahame teha otsuseid oma riigis põhinedes tõendusele, mitte kõhutundele. Nüüd ma olen lisanud siia ka mõned väljavõtted sellest uuringust ja mis on hästi huvitav on see, et hind on hästi oluline, aga näiteks see, et kui ma tarbin vähem energiat, et see oleks kuidagi kasulik keskkonna vaatenurgast, siis see otseselt välja ei tulnud. Ja eriti kõnetas mind
37-aastase Aleksei tsitaat, mis põhimõtteliselt ütleb, et see, et me siin midagi muudame, see päästab Arktikas jääkarusid, et sellel ei ole erilist vahet. Ehk mis me siit näeme on see, et kui ma ei tunne seda muutust, siis tekib küsimus, et miks ma midagi peaksin tegema. Nüüd antropoloogilisest uuringust tuli üks sisend, et saada parem ülevaade sellest, mis mõjutab inimeste käitumist. Aga lisaks sellele uuringule kogusime me siis ka nii kirjandusest kui ka ekspertidelt sisendid selle kohta, mis erinevad tegurid on, mis siis inimese käitumist mõjutavad. Ja me vaatasime neid siis 3 kategoorias. Ühed olid seotud individuaalse võimekusega, need on siis erinevad kognitiivsed ja füüsilised omadused, millest me räägime, siia alla läheb näiteks see, et kas mul on üldse teadmised olemas, kas ma tean, kuidas energiat säästa, kas ma tean, miks see vajalik oleks, siis on keskkondlikud võimalused, et põhimõtteliselt kui keskkond ei paku mulle seda võimalust, sisendit, et ma oma käitumist muudaks, siis on see takistus. Ja 3 on motivatsioon, mis mind motiveerib oma käitumist muutma või mitte muutma. Ja elektri või siis energia üleüldisemalt tarbimise puhul tuli siis välja siis erinevaid tegureid, ma ei hakka neid kõiki läbi käima, aga näiteks üheks takistuseks on kindlasti see, et kui inimesel puudub arusaam sellest, kui palju ta on energiat tarbinud, siis ta ka ei tunneta, kuivõrd probleemne see on. Või näiteks see, et puudub sotsiaalne norm, mis suunaks energiat säästma. Kui kõik minu ümber on energialaristajad, siis ei näe ka mina põhjust, miks ma peaksin energiat kokku hoidma. Hullemal juhul võib-olla mu sõbrad hakkavad mu üle veel nalja tegema, et olen kooner ja ei tarbi piisavalt energiat. Nüüd lähme edasi Andero tutvustatud mõjutusakende raamistiku juurde. Et mida põnevat siis siin välja tuleb, et me oleme nüüd teguritega tutvunud, vaataks, mis siis lahenduse poole pealt kõnetab, mille peale võiks mõelda. No kõigepealt on see, et kui me suudaksime teha asja automaatseks, ehk mina ise ei pea mõtlema selle peale, et oma energiat säästa, vaid miski teeb seda minu eest. Näiteks mul on kodus mõni seade, mis lülitab ennast välja, kui ma seda ei kasuta. Ehk siis see võtab minult ära selle, see on nagu selline kognitiivne lisaressurss, mida ma pean kasutama selleks, et mõelda, et kas ma nüüd panin selle asja kinni või kui palju see energiat tarbib. Et see on näiteks üks variant. Või näiteks, kui me mõtleme selle peale, et äkki saab kuidagi inimeste teadmisi või oskusi muuta. Teadmistega on küll selline asi, et teadmisi saame me tõsta sellisel juhul, kui info on reaalselt puudu, kui inimesed ei tea seda. Et kui me kõik teame, et energiat ei tohiks nii palju tarbida ja siis keegi tuleb, rõhutab seda ja üritab seda teadmist suurendada, ega sellel väga suurt mõju ei ole. Et kui on teadmistes lünk, siis tasub seda muuta. Küll aga, mis tuli kirjandusest välja, oli see, et kui me neid teadmisi siis üritame tõsta, anda näiteks mingisuguseid säästunippe, siis seal võib olla mõlemat pidi mõju. Ehk siis osade säästunippide puhul me näeme seda, et inimesed hakkavad vähem energiat tarbima, aga teiste säästunippide puhul hoopis see energia tarbimine suureneb. On üks näide Inglismaalt, kus see on küll rohkem seotud sotsiaalse normi muutmisega, kus siis üks suure energiafirma andis inimestele tagasisidet, et näed, et sina tarbid nii palju, aga sinu naabrid siin samas piirkonnas, nemad tarbivad naa palju. Ja mis juhtus oli see, et need, kes tarbisid vähem kui oma naabrid, nad vaatasid, et et aga meil on veel ruumi, et me võime oma energiatarbimist suurendada, et asi ei olegi nii hull. Peaasi, et ma nagu ei oleks halvemas seisus kui oma naaber, aga ruumi on. Et nende asjadega peab olema ettevaatlik. Ja lisaks nendele siis sekkumisideedele, mis siin on välja toodud, on ka täiesti eraldi
olemas teaduskirjanduse selline põhjalikum ülevaade. Nüüd sest siin on just nagu elektrist juttu, elektritarbimise puhul suures plaanis me saame jagada sekkumised 2. On need, mis on seotud rahaliste stiimulitega, ehk siis on otsene rahaline tagajärg, ja on need, mis on siis mitterahalised stiimulid, näiteks tagasisidestamine, teadmiste tõstmine ja muud sellised. Ja me oleme kõik need erinevad sekkumised jaganud siis eraldi ühte suurde tabelisse, kus on need sekkumised ära jaotatud loogika puhul, et need, mis on näidanud tulemust, need on siis siin rohelised, siis on sinised, mille puhul on sekkumine tulemuseta. Tulemuseta tähendab, et asi ei läinud ei paremaks ega halvemaks ja see on ka selles mõttes tulemus. Siis on 3. punt, kus on asi muutunud halvemaks, ehk siis inimesed on tegelikult hakanud energiat rohkem tarbima. Ja viimane on see, kus info puudub. Nüüd see, et info on puudu, ei tähenda, et need asjad ei tööta. Lihtsalt meie oma uuringus ei jõudnud allikateni, mis oleks nende konkreetsete sekkumiste kohta infot andnud. Ehk siis katsetada tasub ikka. Nüüd, olles kogunud, siis erinevad sisendid selles osas, mis tegurid mõjutavad inimese käitumist, saanud ideid sekkumiseks, siis siin ei lõppe töö. Siin tegelikult hakkab pihta see, et nüüd mul on mingisugune baas olemas ja nüüd ma saan põhjalikumalt edasi uurida, rääkida lisaks oma konkreetse sihtrühmaga, mõista, mis on nende ajendid, mis nende puhul töötaks, siis juba disainida konkreetsem sekkumine valmis ja loomulikult teha sinna juurde ka mõju hindamine, sest ilma mõju hindamiseta me ei tea, kas asjad töötavad või mitte. Aitäh teile! See vist Ivole. Nii, aitäh Mari-Liisile. Ma pean tunnistama, et ma ei kadesta väga ametnikke, kes peavad kõiki neid muutusi ellu kutsuma, aga nii nagu ma ütlesin, see projekt oli meie väike panus muuta mingeid asju kuidagi nagu hoomatavamateks, anda nagu midagigi kätte, kust alustada ja mingeid tööriistu, kuidas võib-olla nagu paremini mõista, millega läheneda. Aga üks selline väike tööriist on meil täna mõeldud veel siin laval ja me tahaksime siin avada sellise nõuandeliini. Ja ma seda nõuandeliini siin dispatcheriks kutsuksin Ivo Krustoki, kes täna esindab siis SEI Tallinnat, aga kes on tegelikult selle projekti käigus olnud meile väga suureks toeks ja abiks. Ole hea, Ivo! Aitäh! Ma ise kuidagi arvasin, et sa oled ka üks neist ametnikest, kes peab neid muudatusi ellu viima. Aga ma saan aru, see on niisugune identiteedikriis ja keeruline osa identiteedist, sest ega keegi väga selleks ametnikuks ennast pidada ei taha, sest ega ametnik ei ole ka nagu meeldiv olla ja teistpidi, ma nüüd enam ei ole, hästi hea lihtne on, eks ole, öelda ja rääkida. Aga teistpidi, eks see roherägastik ongi selles mõttes väga keeruline koht, kus olla, sest tihtilugu tullakse väga vastandlike lausetega, eks siin neid näiteid ja asju on siit tervest päevast või tervest seminarist läbi ka käinud, mille kõikide murede ja mõtetega tullakse. Ja tihtilugu see suur frustratsioon selles on, et ühest küljest tahaks öelda, et mis asja sa jaurad nii rumala jutuga, aga teistpidi tuleks ikkagi ka väga mõistlike murede ja mõistlike küsimustega, millel ongi tihtilugu väga keeruline midagi sellist põhjapanevat vastu öelda, et kuidas siis edasi liikuda nende kõikide asjadega. Ja sellistes rägastikes olles, kui me seda kõike projekti läbi mõtestasime, siis tundus meile kõige paremaks mõtteks küsida nõu tarkadelt inimestelt ja sama me teeme siin selle nõuandeliiniga täna. Nii et ma kutsun siia lavale tagasi Andera Uusbergi, Grete Arro, Mari-Liis Ööreni ja Karina Vapsoni, et natukene mõelda kõikide nende toredate küsimuste ja mõtete peale, mis on meil, mille me oleme välja otsinud sotsiaalmeediast ja mille me oleme välja otsinud sellest samast antropoloogilisest uuringust. Me oleme sealt 5 sellist huvitavat lauset välja noppinud ja vaatame siis, kuidas parimad pead siin ruumis, nii mehed kui naised,
suudavad sellele nii-öelda head nõu pakkuda, ehk siis kuidas peaks reageerima üks ametnik, kes tunneb, et ta päriselt on nende muutuste elluviimise juures, tahab seal olla ja püüab sellega hakkama saada. Kasutame ka kollektiivset tarkust, ehk siis kõiki teid, kes te siia tulnud olete, meil see ahha-slaid keskkond on juba tutvustatud, aga vaatame, kui me paneme siia selle esimese lausega peale, et siis ka teie poolt ma loodan, et ehk on teil mõningaid endal lahedaid mõtteid või varasemaid kogemusi, mida te tahaksite meiega jagada. Ja nüüd siis laused ja nagu ma rääkisin, tegelikult üsna sellised mõistlikud mõtted väga paljuski. Me ei märka, kuidas Narva-Jõesuus meretase tõuseb mitu sentimeetrit igal aastal, me ei näe seda, aga bensiini hinnatõus on midagi, mida meie kohe märkame. Mida sa selle peale ütled tegelikult? Ma ei tea, Grete, sina rääkisid palju kliimamuutusest, kliimamure. No, tegelikult see on täpselt sama küsimus, sama vastuseks, millest ma rääkisin, et see, et on mikrofon, äkki paneks sisse tegelikult, hea mõte. Toredad mõtted on teil, nii. Jaa, et täpselt see minu teema ju oligi, et see häda, et neid asju, mida me vahetult ei koge või ei näe, neid on lihtne ignoreerida. Ametnikuna, see ongi nagu pikk protsess, kuidas toetada seda ilma vägivallata, ilma sellise survestamiseta toetada seda, et inimesel hakkaks tekkima tunne, et need asjad, mida vahetustaju-väljas ei ole, et nad on tegelikult olulised ja ühel hetkel ei ole asi mitte kõrges bensiini hinnas, vaid väga palju eksistentsiaalsemates küsimustes. Et ametnikul ongi sinna väga raske minna, aga iseenesest on ju alati võimalik võimalik proovida. Mina esitaksin küsimusi vastu ametnikuna. Et kui näiteks selline küsimus tuleb, et siis võiks küsida, et mis te arvate, miks see bensiin niimoodi tõuseb või see hind? Või et jõuda võib-olla mingigi või seesama meretaseme näide, et jõuda mingisugusegi dialoogini. Et ma arvan, et mitte miski muu meid ei aita siin ühiskonnas täna kui dialoog ja ma arvan, et see dialoogi pidamise oskus on äkki üks nõrk asi, mis meil on. Et tegelikult kui ametnikud oleksid veel lisaks ka ühel hetkel varustatud hunniku heade küsimustega, millega nad toetavad seda, et mõte liigub ise sinna, et inimene võtaks internaliseerida või omaks võtta mingisuguse natuke teistsuguse nägemuse. Aga see on keeruline, Evo. Andero, Mari-Liis, võib-olla selle nii-öelda tööriistakasti ja inspireerivate materjalide osas, et kuidas nende küsimusteni siis jõuda, kas see materjal ka aitab siin või mida siia peale ehitada? Ja ma arvan, et loomulikult aitab, sest tulles tagasi siis erinevate takistavate ja toetavate tegurite juurde, siis sealt saab kindlasti inspiratsiooni ja võib-olla siin tasub ka mõelda sedapidi, et kui inimene ütleb, et ma ei näe seda, et Narva-Jõesuus meretase tõuseb, siis üritad aru saada, aga mis on need asjad, mida ta on võimeline tundma, et kui ta ei võta seda infot vastu sellisena, siis seda ei pea peale suruma, et seal on alternatiive ja täpselt see, et need erinevad tegurid, need erinevad lahendused, sealt saab inspiratsiooni. Soovite veel lisada keegi midagi? Mina soovin lisada. Mind on kuulda, jah? Ei ole. On, ja, nüüd on okei. Mina tegin seda intervjuud ja Norman ütles mulle seda lauset, seda tsitaati. Ma tahtsin, muidugi ma olen nagu antropoloogi rollis, aga mulle tundub, et küsimus on ju selles, kas inimene usaldab ametniku. Nii et antropoloogina ma tean, et ma kunagi ei anna mingeid hinnanguid või soovitusi. Ei usalda, ma lihtsalt igalt vastan küsimusele. Ei, mina selles mõttes, ma arvan, kui mina oleksin ametnik, mulle seda inimene ütleb, siis ma ütleksin, kuule, mina ka ei näe seda meretase, kuidas ta tõuseb seal Narva-Jõesuus. Aga ma usaldan teadlasi ja lihtsalt nagu mina vormis mingit näidete toomine. Jah, selline. Mul tuli veel meelde üks edulugu, et tegelikult meie kõigi poolt kõrgelt austatud Aveliina Helm palus põllumeestel kirjeldada, istusid gruppides, arutasid, et milliseid muutusi nad ise on märganud oma põllumajandustegevuses, mis on seotud kliimamuutusega. Ehk siis tegelikult see on, kellele anda pall, on ja. Ja selgus, et raks, kus palju muutusi. Ja siis pärast seda arutelu hoopis teise kvaliteediga. Mida ma tahan öelda on see, et see sama küsimuste küsimine, et okei, seda ei märka, aga kas te olete midagi märganud? Kas midagi on nagu silma hakanud? Ehk siis jällegi see, et see, kes konstrueerib selle teadmise, peab olema see inimene ise, et kuidas luua see keskkond, see on nagu minu jaoks see põhiküsimus.
jah, seal samas Narva-Jõesuus ma tõesti soovitan seda antropoloogilist uuringut lugeda ja muidugi ka muud tööriistakasti vaadata. Et tuli ka välja see, et need samad inimesed seal Narva-Jõesuus seda on märganud, et näiteks taimede õitsemisperioodid on muutunud ja muutused on ikkagi näha. Aga vaatame, kas meil on saalist ka tulnud vahepeal mingeid häid mõtteid, kuidas sellele kõigele reageerida. Kas ma pean nupule vajutama või see? Ei, tuleb ise. Empaatia. Apokalüpsiga, ähvardamise asemel jutustada positiivseid lugusid võimalikust tulevikust. Selle peale, kas seda tohib kommenteerida? Hästi lühidalt. Uuringud ütlevad, et see optimism teeb tegevusetuks. Pessimism teeb ka tegevusetuks. Kumbki ei tööta. Okei, väga hea. Uudisimu äkki töötab. Kas uudisimu töötab? Siin on soovitud ka uudisimu. Väga hea mõte. Väga hea mõte. Lähme järgmise väite juurde. Mingi hetk tulevad ka slaidid tagasi. Vaat see on nüüd üks siuke nagu väga huvitav, siin ma kohe Karina sinu juurest esimesena alustaksin. Et oleme jututeema üles võtnud, aga praegu ikkagi saare inimese jaoks on ikkagi jäänud lõpuni selgitamata, mil moel see tuulepark, mis meie visuaaliat hakkab risustama meres või tekitab meile teemasid, kuidas ta meid ikkagi aidata saab ja kuidas ta meile kasulik on. Ehk siis siin, ma ei tea, ma eeldan, et üsna palju tuli nende intervjuude kontekstis välja, et tegelikult inimesed ei saa aru sellest, mis nende ümber toimub. See ei ole lihtsalt see, et nad ei saa aru, aga neil on, saarte inimestel oli väga, nad tajusid, et riik on hästi kaugel neist tegelikult ja minu jaoks see tsitaat ka nagu näitab seda, et midagi nagu ei jõua sinna nagu nendeni. Ma ei tea, mida ma vastaksin sellele inimesele, kes niimoodi ütleb. Väga tore, aga ma tahaksin öelda, et see empaatia on see vastus. Kui ei tea, mida vastata, siis on vaja noogutada. Empaatia on vastus. Ja ma tahan jah. Tahan näidata lihtsalt seda meeste analüüsi taset, et see on esimene mõte, mis mul on ja see on see, et tuleks öelda, et Saaremaa see on ju põline tuulikute maa. Et ära muretse, et tuulikud sobivad siia. Aga tegelikult on mul nagu rohkem mõtteid ka, lihtsalt paljud on ära öeldud, ühesõnaga, no võib-olla üks asi, kuhu ma jäin natuke kinni, on see, et võib-olla see mõttemäng, kuhu me oleme ennast pannud, et ma üritan aidata ametnikku, meenutab mulle aegu, kui ma olin ametnik ja et siin mulle tundub, et ametniku nagu tõhususe ja vaimse tervise seisukohalt on väga oluline varustada ennast nagu võimalusega öelda ei, et sinuga ma ei räägi. Sest väga suur hulk neid küsimusi, mis tulevad ametniku suunas, ei ole tegelikult küsimused ja ei otsita dialoogi. Aga ma muidugi saan aru, et tegelikult me räägime sellest, kuidas me ühiskonnas tervikuna, eks ole, võiksime nendele küsimustele vastata ja need küsimused siin, ma ei pea neid sellisteks agressiivseteks. Aga jah, et sageli ma arvan, et ametnik võib ju ka põhimõtteliselt varustada ennast sellega, et kulge, et mul on paar linki, mis ma olen nendele kõrvale pannud. Greta Arro kirjutas Postimehes, et minge lugege, et seal, et mina sinuga otseselt seda dialoogi ei pea. Aga kui me sellest otsesest dialoogist räägime, et siis ühe asja ma tahtsin veel lisada, et võib-olla ma olen nagu mõelnud, et me nagu alahindame võib-olla nii-öelda keskmist Eesti inimest selles mõttes, et meile tundub, et me peame selle rohepöörde argumentatsiooniga hakkama saama täiesti instrumentaalsel tasemel, vorsti vastu argumentatsioonis, eks ju, et kuule jaa, et sa pead rohkem maksma, aga mõtle, et energia läheb odavamaks või mõtle, et tulevad üleminekufondid ja et nii palju, kui mina inimpsüühikat tunnen, et tegelikult on inimesele ülioluline selline identiteedi mõõde, et kes ma olen, milline ma olen, kelleks mind peetakse. Ja ma usun, et see on nagu natuke võib-olla kasutamata ressurss siin, et me saaksime ikkagi rääkida, et me ei tee seda mitte sellepärast, et päästa konkreetset jääkaru või päästa Eesti majandust, või me teeme lihtsalt sellepärast, et see on see, kes me oleme. Me ei ole ju lagastajad, tätistajad, eks ju, et me oleme inimesed, kes hoolivad keskkonnast. Siia võib ehitada kogu selle Mikita looga juurde, et me oleme mitte ainult niisama, vaid ka teistega võrreldes oleme me eriti heas kontaktis nende suuremate väärtustega. Ja et võib-olla, ma ei tea täpselt, kuidas seda nagu rakendada, aga mulle tundub, et see on meil nagu täna tegemata, et me läheme hästi kiiresti selle diskursusega, ütlevad sotsiaalteadlased, sellele tasandile, kus on niisugune vorsti vastu.
jah, ja siin jälle täiendaksin, ma arvan, et eri ametnikud võivad siis valida ja katsetada neid eri asju, et üks ametnik võiks katsetada seda, et jess, sa tulid ometi, ma olen eluaeg sind oodanud selle küsimusega, selleks ma siin olengi. See on väga hea küsimus, on ju, et kuidas ta meile kasulik on. Hakkamegi siis rääkima, kuidas see meile kasulik on. Mis teie ise arvate, on ju? Aga tegelikult nagu, et tegelikult see küsimus iseenesest, see on ju päris küsimus. See väljendab muid asju ka, see väljendab frustratsiooni, et mind ei ole tegelikult võetud arvesse, see võib-olla väljendab, tegelikult ma arvan, et Tiina 45 teab üsna paljusid neid vastuseid juba. Aga ta tahab võib-olla ka nagu, ta tahab võib-olla tunda, et tema on selles protsessis ka keegi, kes on mõelnud kaasa selle otsusega. Ehk siis võib-olla siin on nagu mitu asja peidus, et esiteks me saame temal toetada tema enda teadmiste meelde tuletamist, et ta tegelikult ju teab, miks me vajame puhast energiat. Vaatame vahepeal publiku poole ka, et kas meil on tulnud publikult ka selle konteksti kohta mõtteid. Publik tuleb. Hüpekommunikatsioonis endiselt empaatia. Empaatia läbib, selles suhtes oluline sõnum. Sügavamalt sisusse laskumist on vaja. Ma kannan selle kindlasti energeetikutele edasi, et nad oma teemades veel sügavamalt tegeleksid. Aga kuulge, kui kelleltki on tunne, et see empaatia ei ole oluline, et tegelikult esimene asi, kui me tahame, et keegi tuleb meie juurde õhkõrnagi emotsiooniga, siis kõige tähtsam kohe nagu ikkagi aktsepteerida seda emotsiooni. Ma saangi aru, see tundubki jube või see tundubki masenda või ma saan aru, et te olete endast väljas. Alles siis tegelikult saab sisu juurde minna. Võtame järgmise jutu ette. Mind ikka üllatab, kuidas inimene kavatseb luua elurikkuse oaase. Elurikkus ei koosne ju ainult erinevatest taimedest, vaid ka putukatest, taimetoidulistest loomadest ja ka kiskjatest. Kui keegi räägib elurikkuse keskkonnast, siis ta ilmselt eeldab, et linnas hiilivad ringi ka mõned karud ja väiksemad hundid, karjad, lisaks rebastele ja šaakalitele. See on küll selline kontekst, ma pean tunnistama, kus minust see nagu ametniku frustratsioon välja lööb. Ander rääkis siin sellest, kuidas et mõni arutelu ei ole, mida tahaks pidada. Et siin tahaks küll öelda, mees, mida sa jurad? Ei, me peaks Toomase emotsiooni aktsepteerima. Mari-Liis? Ma mõtlen, et tegelikult kõigi nende teemadega, et vastandumist ei tasu karta. Me ei saa ju eeldada, et mis iganes mõttega me läheme välja, et siis kõik kahe käega ütlevad hurraa, me seda ootasimegi, et te teeksite. Et see on täiesti normaalne ja nagu see sihtrühma mõistmine, see empaatia, tegelikult see jooksebki sellest kõigest läbi, et ja see on ka see koht, kus sa pead mõtlema, et kas see on nüüd ainult Toomas 51, kes niimoodi arvab, või on neid Toomaseid Toomaseid ja Tiinaseid, on neid rohkem. Kui neid on rohkem, siis siin võib olla tegemist kommunikatsiooni erroriga, et miks inimestel on selline mulje jäänud. Ja siis saab selles osas midagi ette võtta, et kas siis nagu tõsta teadmist või teha midagi muud taolist. Siin on selles suhtes huvitav, ma natukene küll, eks ole, oma isikliku frustratsiooni elasin välja, aga sellised küsimused kohalike omavalitsuse tasemel on üli nagu tihedad. Inimesed tegelikult ei mõista seda, et nagu siin ka uuringust välja tuli, miks see linn niimoodi loodusega seotud peab olema. Ma ei tea, Grete, oskad sa siin aidata? Jaa, et tegelikult Toomas oli täiesti õigus, et terioloogid ütleks teile ju kohe, et tippkiskjad on loomulikult iga väga heas seisus ökosüsteemi osa. Küsimus on siin selles, et ökosüsteem saab olla ka vähem täiuslik, ehk siis selline, mis sisaldab näiteks meie aiakahjurite looduslikke vaenlasi, linde, tolmeldajaid, mullelustikku ja nii edasi. Ehk siis linna sisse saame veel luua, et tegelikult me peaks seda kiitma, super Toomas, sul on väga õigus. Ideaalis meil ongi sellised linnametsad, kus on ka, või äkki ei olegi nagu et see elurikkuse oaas saab olla palju rikkalikum, aga väga paljud loomad vajavad suuri areaale, neid tõesti me linna ei mahuta, aga me saame vähem täiuslikku, ent siiski päris mõnusat ökosüsteemi linna rajada. Aga jällegi, võib-olla ta ütleb midagi, et tema nagu ütleks, et alla täiuse nagu ei tohiks olla, aga ta on väga õigel teel põhimõtteliselt. Kas saaks öelda kodustatud ökosüsteem, nagu on koduloom, et võtta on niisugune nagu ohutu loom, et oleks kodu ökosüsteem? Just, et väiksem kui sina, on ju. Aga ka see koduökosüsteem võib toetada, eks ole, laiema elurikkuse ja muu toimimist. Just, ja ta toetab ka seda, et kui vahepeal tuleb siit läbi üks rändlind, siis tal on kuhu maanduda, on ju, ta ei tule sulle päriselt siia, aga tal on vaja puhata korraks. Ja Ilves ei söödud ära vahepeal, linnas vähemalt. Jah, just, kahjuks. Vaatame, kas meil on publiku seast ka tulnud mõtteid karude, hundikarjade ja šaakalite kohta. Nii tore,
las saadab Toomase Kalamaja ilvest otsima. Ega selle ülesleidmisel, ma arvan, sellist laiemat ökosüsteemi muret ei lahendaks, küll aga saaks Kalamajas rahulikumalt võib-olla olla. Ja samas on oluline, me ei tohi Toomast mõnitada, sellepärast siis me lükkame jälle sinna, lükkame ta ära kaevikusse, ta ei taha enam meiega mõelda koos. See läbiv nagu joon tundub hästi paljuski ikkagi olevat selline nagu empaatiline suhtumine, et see on igapäevases töös hästi mõistetav, et tegelikult mingid kommentaarid jõuavad sinuni juba nii suure tihedusega ja nagu kuidagi põrkuvad selliste, see käis siit ka juba läbi, et ekspertteadmistega tahaks alati ju, eks ole, hiilata, et ma ju tean, kuidas see tegelikult on, aga ega kui sa ei oska neid ekspertteadmisi ka mõistlikul viisil, eks ole, edasi anda ja ära kuulata, nendest väga suurt kasu ei ole. Võtame järgmise lause, see käis meil siit ühest ettekandest juba varem läbi ja tegelikult ka täpselt selline kontekst, kus väga raske vastu vaielda. Üks on ikkagi see, et väga suur sõltuvus on sellest oma transpordist, et auto on, jääb ja peab olema. Muidu ei saa mitte kuhugi. Põhimõtteliselt koolilaste puhul on ju lihtne, et koolibuss kuskil suunas nad viib ja toob pärast tagasi, aga tööl käimiseks, poes käimiseks, lasteaiade viimiseks, toomiseks. Kõigeks on ikkagi vaja oma autot. Et see on jällegi kõikide nende näiteks selle sama automaksu temaatika osas, transpordisüsteemi heitmete osas väga lai debatt toimub, aga inimesed tunnevadki, et teistmoodi ei saa. Kuidas me jõuaksime nendeni? Alustuseks lihtsalt üks hästi lihtne mõte, ma ei tea, kas see on kõigile ilmselge, et mulle tundub, et meil on nagu paljude selliste üleskutsete puhul on kombeks näha asja binaarsena. Sama lihasöömine on ka selline, et tundub, et üleskutse on see, et liha ei tohi üldse süüa ja tegelikult on täpselt sama kasulik on vähem süüa liha. Mulle tundub, et siia see ka kohaldub, et eesmärk on, et sa sõidaks selle autoga natuke vähem, et keegi, et eesmärk ilmselt ei ole see, et sul seda autot tingimata ei oleks. Lihtsalt võib-olla mõned inimesed jõuavad sellele, et neil siis ei ole oma isiklikku autot enam vaja teatud linnades, kus see on võimalik. Kellelegi? Väga selle Andera mõttega nõus, jah, et kõigil päevad, et äkki on päevi, kus saab ilma autota. Ja siin kindlasti mängib ka rolli see, et inimeste vajadused on ju erinevad, et kui me räägime kellestki, kes elab, ma ei tea, Põlvamaal mingisuguses väikses külas, öelda talle, et kuule, lõpeta nüüd autoga sõitmine ära, versus keegi, kes elab näiteks Tartu linnas. Et inimeste vajadused on erinevad ja seda peab arvesse võtma. Pluss ka see, et kuidas me keskkonnas toetame seda otsust, ehk mis on need keskkondlikud võimalused, mis inimesel olemas on. Et kui me ütleme, et kasuta vähem, aga me tegelikult ei paku sinna transporti, parkimisvõimalusi või mis iganes muid asju, siis jällegi, et me ei saa eeldada, et kogu vastutus jääb siis inimese enda õlule. Karina, te käisite ka erinevates piirkondades tegelikult väga erineva eluga inimestega rääkimast. Kuidas nendes intervjuudes peegeldus selline, et kas sarnane mõte käis läbi nii piltlikult öeldes Kalamajas kui ka siis Narva-Jõesuus? Ei, need on, muidugi on sarnasusi, aga ma ei saa öelda, et ühes kohas nagu Narva-Jõesuus tehakse niimoodi ja Saaremaal tehakse niimoodi, aga mind kindlasti, ma tean ise seda tausta, Mari-Liis on saarlane, ta on Saaremaalt pärit ja siis jälle tegelikult ma vaatan, hästi keeruline on, kuidas ta saab ilma autota hakkama, aga ma arvan, ametnik ei pea lahendama seda probleemi, eks ole, aga lihtsalt pakkuda mingit teist vaadet, et võib-olla üks vaade ongi okei, aga kas teil on naabrid, kas saaks jagada mingid sõidud need ära, need samad koolilapsed või lasteaias käivad lapsed, aga ma näen ka, et seal on üks idee, ma arvan, või mõte, mis sealt tuleb. Aga selles mõttes kindlasti need inimesed, ongi isegi räägitakse, et magalast kesklinna rattaga ei sõida. Nii et väga sõltub sellest, kus sa elad ikkagi, aga mitte niimoodi, et mis linnas sa elad, aga kus kohas võib-olla mis piirkonnas, niimoodi mikrorajoonis. Lihtsalt pakun veel ühe binaarsuse, mida võib-olla ametnik ei saa otse niimoodi kasutada, aga mis on hea mõttemudel on see, et meil on vajadused ja meil on tahtmised. Tõenäoliselt väga paljudes piirkondades auto ei ole tahtmine, vaid vajadus. Aga et võib-olla iga inimese elus on mingid asjad, mis on tahtmised, aga ei ole vajadused. Ja tegelikult need tahtmised, nendega me saame hakata mõtlema, et mida neist ära jätta. Vajadusi me ei saa ära jätta. Ma saan aru, et naeruvääristamine ei ole õige ega ilus, aga teistpidi sellise kibestunud endise ametnikuna, et aga kui keegi tuleb jutuga, et mul saab olema oma 5 autoga väga raske. Tahtmine või vajadus. Aga siis ta peab hästi ära näitama, kuidas ta vajab neid 5 autot.
vaatame, meil on siit kommentaar. Tervist! Et kui paljude ametnikena üldse on jõudnud see rohepööre, sest et jätkuvalt on see, et kui te planeerite nii-öelda elamurajoone keset põldu, kus ühistransport ei toeta seda, siis see 2 auto vajadus ei kao mitte kuhugi. Et kas ametnikena on ka jõudnud see, et hakkaks nagu kestlikumalt ja säästvamalt nii-öelda planeerima ja tegema ja et mulle pigem tundub see, et ametnikena ei ole jõudnud need sõnumid. Ma ei tea, kas keegi, meil ei ole ühtegi ametnikku lava. Ma tahtsin ka öelda, et me ametnikega ei räägi. Nimesid nimetamata, aga käisin täna ühel üritusel, mille korraldas üks Tallinna lähivald ja siis ma ikkagi rääkisin vaikselt nurgas hästi empaatiliselt ikkagi korraldajale, et äkki edaspidi, see on pikk seeria üritusi aasta aega, edasistel kordadel võtaks kõigil ainult taimetoidu, ei paku mingeid valikuid ja lähme loomulikult taaskasutusnõude peale, et need võimalused täna on need on väga hästi olemas, eks ju. Ja tegelikult tema selgelt ei olnud iial mõelnud selle peale. Siis ma mõtlesin, et tegelikult mina arvasin ka, et kõik ametnikud juba teavad, aga ikkagi on arenguruumi. Empaatiat tuleb ka nende suunas. Ma olin hästi empaatiline ja vaikne. Vaatame korra veel publiku kommentaare sellele küsimusele. Kui need siia manuvad. Nii. Grete, sind tänatakse. Me ei tohi mõnitada Toomast, selline ametnike suhtumine viib inimesed kõige kiiremini kaevikutesse ja valimiskasti juurest teise kastini. Väga nõus. Kui elupaik vähegi võimaldab, võiks proovida sõidu jagamist. Kesklinnas ei ole paljudel inimestel kriitiline autot omada. Ja samamoodi on rõhutatud siin sellist paremat ühistransporti, mis jällegi kõik on sellises planeerimises, korralduses, läbimõtlemises. Ja kusjuures see sama ametnike vastu empaatia rakendamine on ka välja toodud. Väga rahul saan olla. Nii, ja meil on viimane nii-öelda selline mõte veel, võib-olla kõige fundamentaalsem, kõige läbivam selline murekoht või küsimus üldse kogu selles plokis. Inimkond on kliimamuutusi ka varem üle elanud, loomad ja taimed suudavad kohaneda. See on selgelt ikkagi ju see müüt, ja see vastuseid teame võib-olla kõik. Võib-olla 2 kõige parem. See on jälle see, et seda vastust niimoodi peale suruda ja hakata sealt argutama, tarkama, see ei tööta, ma tean, aga lihtsalt ilmselt omavahel on nagu hea teada, et viimase 800 000 aasta jooksul, kui inimese sarnane olend on olnud olemas, on olnud suhteliselt stabiilne kliima. Varasematel aegadel on olnud teistsuguseid kliimasid ja teistsuguseid süsiniku kontsentratsioone. Sel ajal ei olnud ei inimestega temale kohast ökosüsteemi, nii et me ei tea, me ei ole mitte kunagi olnud nendes tingimustes, kuhu me liigume, võib-olla õrnaime, kuidas me toimetleme. Ja rääkides väljasuremise kiirusest, enne praegust väljasuremist kõige kiirem väljasuremise kiirus oli siis, kui tuli asteroid ja kui kiire see kiire oli. Erinevate teadlaste hinnangutel 20–100 000 aastat võttis väljasuremine aega. Meie väljasuremist tänane 6. laine algas 8000 aastat tagasi põllumajanduse arenguga ja viimase 200 aastaga on kiirenenud tohutult, see on võrreldamatu millegagi. Nad kahjuks ei kohane või siis näidake, kus nad kohanevad. Aga see on nagu omavahel, et aga kuidas sa need faktid siis inimesele kuidagi tõlgendad selliseks mina läheks kohe närvi ja hakkaks karjuma, aga ametnik peaks olema parem kui mina. Sa andsid need nõuanded, sest ega inimesed tegelikult ei huvita see, mis sa küsid. Et inimesed huvitab see, et miks ma pean, miks te mulle surute seda peale. Et siin on ilmselt tõesti natuke see, et jõuda selleni, et miks me sellest üldse räägime ja et tegelikult sul on valikud jäävad alles ja et sinu ees on see valik, eks ole, et millist riiki sa nagu tahad või millist elulaadi sa tahad. Et ma arvan, et niimoodi on võimalik avada inimese meel ka ikkagi nendele argumentidele. See on natukene seotud ju nende raamistikutega, millest ma rääkisin, et igaüks inimesed märkavad neid muutusi, aga selgitavad nendele sobivaimes raamistikus. Mul ei ole soovitust, kuidas ametnik peaks vastama või mida ta peaks ütlema. Ma lihtsalt tahtsin seda näidet tuua, et mul oli ühe teise uuringu raames inimene ütles, et jah, ma tean, ma olen teadlik kliimamuutustest, aga see on kõik piiblis juba kirjutatud. Et kuidas, mis ma siis talle ütlen, kui ta oleks küsinud? Temalt võib-olla ei saaks, aga kõigilt teistelt saaks lihtsalt küsida, et mis sa arvad, kui kiiresti surid välja dinosaurused? Ma palun teilt veel sellise natukene võib-olla kiusliku asja, et ütelge igaüks palun üks selline näide või viide või argument või lause, millele kohe üldse ei olegi vaja reageerida, mis on kohe selline, et mis ta käna. Grete? Et millele ei ole vaja reageerida?
Et kui sinu juurde tuleb keegi mingi nagu siukse väitega, et siis las ta olla? Tead, mina arvan, et igaüks, kes tuleb mingi väitega, tegelikult tal on mingisugune hirm, valu vajadus seal taga ja see hirm, valu vajadus ei pruugi olla seotud üldse selle kliimateemaga, vaid sellega, et tal näiteks ta tunnebki ennast mittekaasatuna või ta tunneb segadust või ta tunneb määramatust või hirmu. Et ma arvan, et tal ikkagi tuleks vastata empaatiast. Mul ei tule praegu sellist asja. Tähendab, teinekord ma räägin sulle lava taga, kuidas ma käitun trollidega. Okay. Selles mõttes, et... Aga mitte lava peal? Ma ei räägi äkki siin. Tähendab, trolle ka ikkagi alati, ütleme, ei tohi lubada trollida, aga peab suhtuma soojusega neisse, ülima, suurima soojusega. On kellelgi lisada? No, minu sama näide, ma arvan, kui keegi ütleb, et see on kõik juba piiblis kirjutatud, siis jah. No ma võib-olla paneks või pakuks siia selle raami, et täna on siit hästi toredalt tegelikult välja tulnud see, et me võib-olla praegu otsime vastuseid, et kuidas nagu autoriteedi positsioonil olija peaks rääkima inimesega, eks ju. Ja meie aeg-ajalt satume sellesse autoriteedi positsiooni, ametnikud satuvad sellesse, eks ole, poliitikud satuvad ja see on nagu väärt arutelu. Samas nagu selle koha peal, kus kumb vastu teed puutub, saavad ikkagi kokku 2 inimest. Ja ma arvan, et see on ka siit täna läbi tulnud, et need soovitused, mis me anname nagu autoriteedi positsiooni kommunikatsiooniks, et me ei pea neid inimestena igal sammul suutma kanda ja iga ametnik, eriti kohaliku omavalitsuse ametnik, ei pea neid inimesena suutma kanda. Ehk siis me jõuame selleni, et kuidas sa inimesena ütled, et jah, ma saan aru, et sa oled millegi pärast väga frustreeritud ja ma pean tunnistama, et see ei ole minu tööülesanne siin täidata, aga ma võin soovitada sulle helistada sinna. Ma arvan, et see amploa ikkagi on väga oluline meil kõigil ära sõnastada, et kus ma ütlen, et ma seda dialoogi ei jätka, aga teen seda respekti ja soojusega ideaalis. Mari-Liis? No ma mõtlen, et ma olen väga nõus sellega, mis Grete ütles, et reageerida tasub ikka, et see empaatia on oluline. Aga ma arvan, et kui ma peaks valima ühe väite, mille puhul on natuke selline, et on see, et kui keegi tuleb, ütleb, et kliimamuutused, see on vandenõuteoreetikute teema, et inglise keeles on see hea väljend, et pick your battles. Et kuula see inimene ära, aga sa ei pea iga ühe puhul üritama teda ümber veenda. Et on need, kes on täiesti veendunud, et see kõik on jama, sa ei pea oma elu eesmärgiks tegema neid ümber veenda. Keskendu rohkem nendele, kes on kahe vahel või kes aktsepteerivad seda, aga nad ei tea, mida teha. Et nagu tea, kuhu oma energiat suunata. Üks mõte on veel ka, on see, mida ikkagi alati tasub teha, isegi kui ei ole aega, et arutada, on see, et küsi tema mõtete kohta, et tegelikult see küsimine vastu küsimus, mingi küsimus, miks sa nii arvad, mida iganes, et tegelikult kui inimene tunneb huvi enda vastu, võib-olla see juba võtab mõned pinged maha. Vaatame, mis meil publiku seast on tulnud. Ei ole enam, kõik on läbi. Hästi, siis ega siit muud ei olegi teha, kui võtta kokku ja öelda, et üldiselt läbivalt see mõte on ikkagi see, et kuulata, küsida, olla empaatiline ja väga paljudeks nendeks asjadeks seesama rohekäitumise veebileht, mis nüüd üleval on, aitab mõtteid saada, aitab inspiratsiooni saada ja ega siin nagu lõpptulemusena tõesti kuulake inimesed ära ja lihtne ja üldine lähenemine, isegi kui sa oled ametnik või ükskõik, kes ära ole munn. Aitäh! Ja aitäh, kohe saategi minna siit edasi arutama, seda lehte ka vaatama, aga me tahaksime siit lava pealt siiski enne öelda veel ühe hästi suure aitäh. See meeskond, kes kogu selle materjali koostamise taga on olnud väga suur, mitte ainult need inimesed, kes siin laval käisid. Suur aitäh kõigile, kes selle teadustöö on läbi viinud, kõik need antropoloogid, kelle oli terve meeskonna jagu, kes käisid inimestega rääkimas, seda materjali sünteesisid, selle aitasid kokku kirjutada, teadlased Tallinna ja Tartu Ülikoolist, kes neid teaduskirjanduse ülevaateid kokku panid ning ka selle inspiratsioonivihiku tegid. Ning samuti ka suur aitäh Karl-Robert Kagele ja Kaisa Uigile, kes on meid selle disaini ja selle materjali läbimõtestamisel väga palju aidanud. Mis saab edasi? Lõpetuseks tahaks öelda, et nüüd, kus ma võtan endale ametniku rolli, ma pean tunnistama, et ma ei usu juhenditesse. Ja ma tõesti ei usu, et see veebileht nagu suudaks
drastiliselt muuta maailma, mida me igaüks nii-öelda saab teha mingeid väikeseid asju, mida me Innodiimiga oleme plaaninud teha novembris, kutsuda ellu rohekäitumise müksatoni. Ehk ühe mooduse, kuidas me saaksime avalikus sektoris levitada rohkem just selliseid paremal inimese käitumise mõistmisel põhinevaid lahendusi. Nii et mõelge selle peale, nädala jooksul peaks info üles tulema Innodiimi Facebooki lehele ja Riigikantselei lehele. Pange kokku tiimid, 5-7 inimest ja kui tähendab, eelduseks on see, et te leiaksite mõne nendest 7 teemast, sest need 7 teemat oleme me tänaseks ikkagi nagu tükkideks võtnud ja enda jaoks nagu läbi mõtestanud, et valige neist üks teema ja kandideerige müksatoni. Nii et see oleks meie väike abi teele. Aga aitäh kõigile, kes meid veebist kuulasid, need, kes täna siin saalis olid, võib-olla märkasid, et me tegime teiega ka väikeseid selliseid käitumuslikke vimkasid või katsetusi, et kui see üritus on läbi saanud, olete teretulnud tagasi kajama, et kuidas need teile tundusid, mis muljed neist teile jäid. Aga aitäh tulemast ja head järelvestlust!